Kuku Raadio. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Mina ei tea, kes see siin on. Näeb küll Heimar Lengi moodi välja, aga tundub, et on Donald Trumpi saadik, sellepärast, et kõik butafoorika kirjad pealael ja vihjavad sellele, et siin on Ameerika presidendi käsilane, nii et ma tahakski Heimar su käest küsida, et mis siis hetkel maailmas teoksil on. Sa näed küll kuidagi siuke väga rahumeelne ja heatujuline välja, just nagu kõik oleks kõige paremas korras. No, tere hommikust, head kuulajad, tere hommikust Meelis ja kõik Kuku Raadio rahvas, kes meiega praegu koos on. No me oleme muidugi heast tujus, sellepärast, et Nursipalule pole veel ühtegi pommi tulnud ja ühtegi raketti ja aatomikiirgust ka ei ole, nii et mis meil siis viga praegu on? No aga Ameerika kütuseveok läks siin libeda kraavi. See võiks juba ärevust tekitada, kuidas siis nii? No aga nad sõitsid sohu ka ju siin, nagu sa rääkisid saates. No jah, ta oli Leedus, aga nad siin juhtub Eestis käpardusi. No nad on tihti, neile ei keelata ju viina võtta. Nemad võivad ju pärast tööpäeva minna baari ja istuda ja hommik on pea haige. Ma arvan, et sa oled põhiliselt ikkagi täna siin valmis rääkima jällegi Eesti asjadest, mitte võib-olla sellest suurest maailmapoliitikast. No tähendab, rääkida võiks kõigest, nii palju kui me teame, eks ega me ei tea ju kõike. Aga kui sa ütled, alustame Eesti asja, siis ma teen ühe sellise väikse, kuidas öelda, väikse upperpalli või. Ja küsin su käest vaata sellist asja, et siis peegeldada ka kogu maailma. Ja sina, Meelis, nüüd hinda, kas see on halb või hea. Kuula tähelepanelikult. Vaat ütleme niimoodi, et Põlvast kusagil 10 kilomeetri kaugusel elab üks Trumpi perekond, nende nimi on Trumpi. Ja pereisa ei kuula Kuku Raadiot üldse ja keelab perekonnaga kuulata, ütleb, see on igane jama. Ja meie, sina said sellest teada ja nüüd ütled mulle täna, et kuule, 2 löömameest on all ootamas, teeme saate ära ja põrutame sinna Trumpide juurde. Paneme selle mehe paika. Tõmbame paar lõua haaki või midagi või lööme aknad sisse. Ja et hakkaks siis meid kuulama. Ja kui ei aita, siis läheme järgmine kord ja peksame täiesti segamini. No mis sa selle kohta ütled? Et kui sa teeks siukse ettepaneku või? No sina teed ettepaneku mulle, et läheme koos ja no mina kohe kindlasti tee sellist ettepanekut, aga ma arvan, et kui sina teeksid, siis ma laseks sul minna küll, aga ise vist ei osaleks selles ettevõtmises. Siis sa ei ole ja õige maailma kodanik, sest tuleb minna. Vaata, see on täpselt samasugune olukord. Meile naabri mees ei meeldi, tal on vale naine võetud. Läheme peksame ta maja segamini, ütled, et nüüd tuleb uus naine, me toome sulle. Ja hakkad korralikult edasi elama. No, aga see on sama story nagu siin Eesti lauluvõitja Vanilla Ninja, kes sai tegelikult päris kindla võidu ikkagi protsentideks, ja kui sul on 1400 häält rohkem kui teise koha omanikul, siis ei ole midagi võrrelda. Näiteks spordivõistlusel võidad 100-ndikuga, seal võiks suurem probleem teha, tulla, et keegi tuleb Eesti meistriks, mulle see ei meeldi. Ma teen üldrahvaliku kampaania, et talt see meistritiitel ära võtta. No vaat see on see sama, et sa pead elama nii, nagu meie ütleme, nagu meie arvame, nagu meie õigeks peame. Ja meie peame õigeks, et hoopis teine võitja oleks pidanud olema, eks? No eks ma tean seda ka, et me võime siin näiteks oma agendat rääkida hommikust õhtuni ja näiteks kas või e-valimistest vahutada
ööpäev läbi 24/7, aga see, kes seda e-valimist tahab toimetada, ega tema meelt see ikka ei muuda, mulle tundub. Ja vaata, ma ütlen sulle niimoodi, miks ma rääkisin siis sellest Trumbi perekonnast siin 10 kilomeetrit Põlvas ja vaata, see on ju täpselt koopia sellest, mis toimub praegu meil kaugel Iraanis. Tuleme, pommitame sind segamini, sest sa elad teistmoodi kui meie. Jah. Meil ei meeldi sinu ajatolla selle ees, kuigi rahva seas kohutavalt populaarne, eks ju. Et vaat siin on niimoodi, kui me hakkame vaatama, et milline see moraal on. Ameeriklased võivad rahulikult, nüüd ta Iraani pommitab juba 2 korda järjest, eks aasta tagasi oli ka lasilik segamini. Siis ta läks ju Venezuelasse ja võttis öösel koos naisega riigi pea kinni, pani vangi, nüüd räägivad, et tahab vist üles puhua. Ma ei tea. Madura. Et vaat selline on maailm, aga kui me vaatame teda väiksemas mastaabis siin, siis küla tasemel me mõistame selle kõik hukka, aga nüüd rahvusvaheliselt tuleb välja, tuleb heaks kiita, muidu äkki Trump tuleb meie kallale. Ma ikka mõtlen seda, et Ameerikal on väga lihtne mis tahes muu maa liider kõrvaldada, ükskõik kus ta ka ennast ei peidaks, nagu see ajatollagi nüüd mõne raketiga, ma ei tea, mismoodi ta sealt kätte saadi. Aga kui näiteks tahaks ülejäänud habemikud kuidagi Trumpi kõrvaldada, siis ei ole nii lihtne, et kas ta on nii hästi kaitstud või neil ei olegi sellist mõtet üldsegi. Mis sa arvad? No tegelikult on Trumpi tahetud juba 3 või 4 korda kõrvaldada. No on küll kõrval, on isegi pihta saadud. Ja isegi peaaegu pihta saadigi pihta, aga no näed. Teda kaitses siis, aga mis puudutab ajatolladesse, siis oli niimoodi, et seal see rünnak toodi kusagil tund või paar varasemaks, sellepärast, et seal samas Iraanis oli jälle kõrges juhtkonnas muidugi reeturid, ega ilma ei saa seda asja teha. Ja need olid teatanud, et just läks ajatolla oma sugulastega ja lähikondlastega jumalateenistust pidama. Ja üldiselt tema oma ruumidest selles lossis kunagi väljas eriti ei käinud, ainult kui mõni palverännak või midagi. Ja no siis põrutati pomm sinna ja kõik said siis surma ja seda me kõik teame, sai veel hulk ju on lastud siin teise ilma sõjaväejuhte ja siin on niimoodi uudiseid kuulad, siis on nii, et näete, et juhtkond on hävitatud, eks nad vast kukuvad kokku. Aga ma tahan siia juurde lisada, ma kuulasin väga asjaliku kommentaari selle kohta, et Iraanis on niimoodi, et see ajatolla ise juba oma eluajal ja muidugi kõrged sõjaväejuhtkonnad, nendel on struktuur hoopis teine kui Euroopas või Ameerikas. Seal on niimoodi, et igal kõrgel kindralil on kohe vähemalt 2 või 3 asetäitjad, kes järgmisel hetkel, kui kindral surma saab, astuvad tema asemele. Nii et seal ei ole seda hirmu praegu, et näed juhtkond hävitati ja nüüd kukub ka Iraan kokku. Et selles mõttes on seal üldse see asi üsna tugev. Iraan, ma tahan öelda siin ka seda, rahvale võib-olla igaüks pole tähelepanu, mõtlevad, et seal kaetud nägudega naised käivad ringi mustas seal ja nii edasi. Siis Iraan on üks maailma kõrgharitumaid riike. Rahvas on väga kõrge haridustasemega ja väga palju on intelligentsi, ainult nad on teistmoodi usklikud, sellepärast nad nagu meile ei meeldi. Ja praegu on nii, et imeks pandav on, kui võimas see Iraan ise on, ta ju pommitab praegu juba 3. päeva Ameerika sõjaväebaas ümberringi seal kõikides nendes riikides, mis seal ümber on. Et siin tulemused on väga rasked ette näha ja ta tahab nüüd, Trump täna pakkus välja, et temal on uued need juhid pakkuda välja ja üks on siis härra Pehlevi, see on Iraani šahi poeg ja muide mina mäletan, kuidas see Pehlevi, tema isa käis ka Eestis. Reza Pehlevi või kes? Ja, tema käis siin koos oma abikaasaga, tema on selle praeguse isa ja siis on ju nende kodus mängitakse Estonia klaveri peal, sellepärast et Eesti riik kinkis isale Iraani šahile, kui ta siin käis, see oli maailmatu suur vastuvõtt oli
peab vaatama, mis aastal see oli täpselt, ja siis kingiti talle valge Estonia klaver. Ma isegi mäletan seda klaveri kinkimist. Tuli meelde, ja. Nii et see on tema poeg praegu. Aga vaevalt, et ka see poeg seal rahumajja saab, sellepärast, et vaata Ameerika tegi minu meelest vea, ta kukkus nüüd pommitama, nüüd ta ühendas ära selle opositsiooni ja selle nii-öelda riigitruu seltskonna, nüüd on kõik Ameerika vastu, sest tähendab traditsiooniliselt juba aastakümneid on mass olnud Ameerika Ühendriikide vastu, sest nad on teinud seal ju mitu riigipööret ja katset juba. Et niimoodi on see ja ma vaatasin järgi meie Vene ajal, kui me Nõukogude ajal koolis käisime, siis ju nimetati USA-d Ameerika Ühendriike maailma selleks standarmiks. Ja ma vaatasin ja ongi, see on ametlikult kasutusel ja ka praegu nimetatakse niimoodi, et mõiste maailma sandarm või maailma politseinik tähistab riiki või suurriiki, kes püüab või väidab endal olevat õiguse sekkuda teiste suveräänsete riikide asjadesse, et säilitada rahvusvahelist korda ja oma mõttelaadi ja stabiilsust. No see on absoluutselt, ja praegu ta niimoodi käitub, Venezuela on läinud, eks ju, nüüd ta tahab Gröönimaad endale ja midagi pole vastu rääkida ja keegi ei julgegi midagi vastu rääkida, nii et see on vapustav, on see ülbus ja samal ajal, kui tema võib pommitada rahulikult Iraani mitmeid kordi järjest ja just läbirääkimiste perioodil iseenesest, siis tekib küsimus, miks siis Putin ei või seal jälle oma tahet ellu viia, et küsimusi tuleb palju ja arvamusi ka väga erinevaid on. Aga ma tulen siia kodumaa juurde läbi just selle sõna arvamus on praegu meie president oma kõnes, muide, oma kõnes ta ka seda toonitas, et me peaksime olema kindlamad arvajad ja oma arvamustest kindlad olema. Ja ma siin seda saadet ette valmistades puutusin kokku selle arvamuse tähendusega ja imelisi asju leidsin. Näiteks on Ärilehe noor ajakirjanik Taigar Väärtmaa. No ta on kuskil niimoodi, ma ei tea, 30 paistab välja nägupidi. Ma ei vaadanud, millal ta sündinud on. Ja tema tuleb välja oma arvamusega ja kutsub noori üles eelmisel nädalal ja ta ütleb, et noored ei vajagi riiklikku elamispinda, vaid paremat finantsharidust. Las nad maksavad panga neid protsente aastakümneid järjest, aga nendel peaks olema finantsharidus, et siis omale eluaset saada. Ja see toetus nüüd uurimusele, mis tegi meil Kliimaministeerium Eestis ja selgus selle uurimuse põhjal, et kallinev eluase seab üha enam meie Eesti peresid majanduslikult äärmiselt keerulisse olukorda. Ja seda keerulist olukorda tunnevad eriti noored, kellel ei ole elamispinda, kes ei jõua seda endale saada ja tänu millele on ka meil see järelkasv äärmiselt vilets ja eelmisel aastal oli meil siis ju laste sünde oli ainult 9092, mis on kõikide aegade rekord. Nii et olukord on äärmiselt kahetsusväärne ja samal ajal nüüd öelda noortele, et te peate olema hoopis hea haridusega, et kombineerida raha omale korteri ostmiseks, siis sellele tuli laviin vastu kommentaare ja siin öeldakse umbes niimoodi, et tegelikult mõtleb see väärt oma ütlemises hoopis seda, et noorte kogu tulevane finantselu peabki seisnema meil Eestis sahkerdamisel, kantimises, varjamises, valetamises ja petmises. Muidu sa rikkaks ei saa. Ja kui oled nutikas sahkerdaja, siis sind peetakse ka heaks majanduse tundjaks. Aga tegelikult oled sa lihtsalt hea suller. Ja selline siis läks lahti see noorte vahel selline arvamuste vahetamine, mis pani täiesti mõtlema, sellepärast, et me ajame elamu poliitikat praegu, mis minu meelest on täiesti vale ja vildakas. Meil on ju elamispinna hinnakasv on praegu esimene Euroopas. Meil on kohutavalt kõrged hinnad korteri elamispinna ruutmeetrile, et noored pered ei suuda, me oleme korduvalt sellest ka rääkinud siin saadetes, ei
suuda omale kodu rajada ja perekonda luua, sellepärast, et seda raha lihtsalt ei ole. Ja samal ajal ma toon ja pakutakse praegu meil ka ideed välja, et hakkame rohkem üüri või munitsipaalkorterid ehitama, et inimene täna abiellub ja homme saab omale korteri võtmed ja hakkab siis seda üüri maksma, vaatab, mis edasi saab, et vähemalt esimesed aastad oleksid õnnelikku abielu, mitte et sa pead hakkama metsikut pangalaenu kohe maksma. Ja näiteks Helsingis on igal aasta, ma vaatasin statistikat, iga aasta tuleb Helsingi linnas juurde 600 uut munitsipaalkorterit, mida jagatakse noortele perekondadele. Nad hakkavad siis üürnikuks nii öelda. Ja arenenud riikides, ma olen sellega kokku puutunud selle statistikaga, siin vaid mõni aasta tagasi me uurisime Keskerakonna üürnike ühenduses seda asja ja on Euroopa linnades, pealinnades suurtes on 40–60% on linna või siis riigikorterid, kuhu inimesed saaksid minna. Ja praegu on niimoodi, et meil seda ei ole, algab orjus, 30 aastat maksavad korterid, 30 aasta jooksul võib juhtuda kõike, pereisa võib töö kaotada, perekond läheb lõhki, korter lendab vastu taevast ja ongi õnnel lõpp. Ja hästi on selle kohta, ma siin eelmisel nädalal võttis sõna Aivar Riisalu. Tema on ettevõtlik inimene, ei ole vaene, ta ise ütleb, et väga rikas ta ka ei ole, igal juhul ta on jõukas ärimees ja poliitik ja ta tunnistab siin oma intervjuus, mis ta andis, et eluase on Eestis kunstlikult noorte jaoks kalliks tehtud ja ilma elukogemusteta noorel on väga raske selles kapitalismis orienteeruda ja omale kodu rajada. See on peaaegu et võimatu. Me võiksime kuulata, mida Aivar Riisalu selle elukogemuse ja korteri hindade kohta ütles. Paneme käima Aivar Riisalu. Ja ma ei ütle, et ma olen maailma kõige targem inimene, aga ma kindlasti julgen seda öelda, et esiteks, ma natuke olen koolis käinud, 10 piires arvutan ilma vigadeta, kui numbrid lähevad suureks, võtan nullid ära, arvutan ära, panen nullid tagasi. Aga lisaks sellele on mul veel elukogemus ja elukogemus on tegelikult väärtus, kus sa kasvatad oma empaatia võimet mõistmaks asju. Mingi mõistlik tulemus elus on võimalik elukogemuse ja harituse kombinatsioonina. Aga vaieldamatult ei saa 30-aastasel inimesel olla sellist elukogemust. Haridus võib tal väga hea, ta võib Oxfordi lõpetanud olla. Aga sest on üksinda veel vähe abi. Üks asi, millest ma absoluutselt aru ei saa, on kinnisvara hinnad. Ehk siis võimalus soetada kodu. Ja mis on tegelikult ju kõige alus. Sa ostad mingisuguse korteri, mille ruutmeetri hind on seal 3500, kehvematel juhtudel 6000 eurot ruutmeeter. Tegelikult on meil midagi väga valesti. Ja ma saan ka aru, miks see niimoodi on. 2 noort inimest saavad kokku, nad saavad 2 peale kokku 4000 eurot raha, pank annab neile laenu, nad hakkavad maksma 1000 eurot kuus 30 aastat ja see on see, mis pumpab kogu aeg seda kõike üles, ehk pangad saaksid seda pidurdada, aga nad ei tee seda. Ja kõige suurem kuritegu on need magamisrajoonid näiteks. Tuleb inimene mujalt Eestist Tallinnasse, tema esimene taskukohane võimalus kinnisvara soetada on Mustamäele, Lasnamäele, Õismäele. Ta ostab 30 aastaks 150 000 kahetoalise Mustamäe korteri, mis on 64. aastal valmis saanud. Siis selleks, et kui see 30 aastat mööda saab, sellel korteril tegelikult enam väärtust ei ole. Niimoodi Aivar Riisalu arvas siis ja ma arvan, tal on õige arvamus ja me oleme ka siin oma arvamustega väljas. Ja ma ütleksin niimoodi, meenutaks nüüd seda vabariigi aastapäeva, president Karis esines oma kõnega, mis sai hea vastukaja üldiselt ja tema esinemine nii kõnetoolis kui ka siis tantsusaalis ja nii edasi. Ja ta ütles oma kõnes, et ta unistab või ta tahab, et meil oleks õnnelike noorte riik. Aga ta ei öelnud seda, ma lootsin, et ta ütleb, aga tema ütles, meil on haritud noorte riik, aga kahjuks ei öelnud president, et meil peaks olema õnnelike noorte riik. Ja nagu nüüd kommentaarides selle kõne kohta ma pärast loen, on niimoodi, et noored panid seal mõnda kohta siis natuke pahaks ja ütlesid niimoodi, et
enam ei saa, ei ole noortel kindlust tulevikku. Ausa tööga enam Eestis rikkaks ei saa. See on nüüd konkreetselt võetud interneti kommentaarid. Investeerimisega ka enam rikkaks ei saa. Rikkaks on võimalik saada ainult kauplemisega või äriga või petmisega, aga seda suudab vaid 5% Eesti noortest. Nii et kõik ei ole pätid ja kaabakad, nagu meil siin üks laulja eelmises saates meil siin tsiteerisime teda, et riik on muutunud kaabaklikuks, aga kõik ei taha ja kõik ei suuda olla ärimehed ja vargad ja parajad sellised sulid. Et niimoodi on praegu siis, et seda taskukohast eluaset on väga raske leida ja pluss nüüd on tulnud kaela veel noortele peredele õnnetus. Elekter on saanud ju tänapäeval väga kalliks. Samal ajal elekter on tänapäeval ju ka peaaegu et inimõigus, nagu kodu on inimõiguste alla kuulub ja nii on ka elekter. Ja niimoodi tulebki välja, et sul on niivõrd kallis kodu, niivõrd kallis elekter ja sa ei saagi õnnelikku perekonda luua. Ja muide üks kommentaar ütles väga hästi välja, et me oleme praegu harjunud siin ju väga kõrgete elektrihindadega. Kommentaator ütleb niimoodi, meil õiglaselt odav elekter oli alles mõni aasta tagasi 4 senti kilovatt-tunni eest, kui me ostsime sisse elektrit Valgevenest ja Venemaalt. Ja Keskerakond on võtnud selle elatustaseme nüüd ja eriti elektri hinna kontrolli alla, on käidud mitmel korral ka miitingutel ja kuulame, nüüd käidi Stenbocki maja ees elektri hinna vastu protesteerimas ja kuulame, mida Keskerakonna peasekretär Anneli Ott rahvale ütles ja kuidas ta seda rahvast kaitses. Anneli Ott räägib nüüd. Me oleme pidanud kuulama nüüd viimasel ajal seda, kuidas tegelikult inimesed ise on rumalad. Et me ei ole osanud teha investeeringuid, erinevaid lahendusi, et ei ole osanud liituda õige paketiga ja nii edasi. Kallid inimesed, kõik, kes te praegu ka jälgite meid, ärge võtke seda sõnumit tõsiselt. See on valitsuse sõnum teile, et ennast puhtaks rääkida sellest olukorrast, kuhu täna Eesti ja Eesti inimesed on jõudnud. Kui elektriarvel on ridu nii palju, et neid ei oska kokku lugeda ja keegi enam sellest aru ei saa, siis on teadlik poliitika, et ajame asja hästi segaseks. Me oleme olukorras, kus Eesti inimesed peaksid hakkama 1. klassist peale õppima energeetikat, et täiskasvanuks saades oskaks mees valida, milline on parim lahendus tema kodule, et peret saaks soojas hoida ja oleks võimalik elada nii, et iga hommiku ei peaks värisema selle eest, milline on elektriarve. Täna hommikul tööle jõudes kirjutas üks kalakasvatuse omanik, et ma olen olukorras, kus ma ei oska edasi liikuda, sellepärast, et tavalise 6000 arve juures on elektriarve 23 000. Need on sellised numbrid, mis tegelikult avalduvad meie kõigi elus. Et see jutt, et midagi ei saa teha ja põlevkivi on loodusele väga kurnav, ei päde, kui seal elektriarve peal on käibemaks, aksiis, mis juba kevadel tõuseb, siis need on asjad, mida tegelikult valitsus saab kohe ja täna teha oma inimeste heaks. Sellistes olukordades on tegelikult väga selge peegel see, kas valitsus on inimeste või nii-öelda küüntega enda poolel. Tänane ilus Eesti talv on kingitus valitsusele, sest riigieelarvesse laekub rohkem, kui oli planeeritud, sest külmad ilmad on pannud inimesi olukorda, kus nad peavad oma kodu kütma. Kujutage ette seda pereisa, kes tuleb hommikul üles ja vaatab, kuidas tema lapsed magavad ja ta mõtleb õudusega, milline on elektriarve, et need lapsed saaksid toas soojas magada. Ja mida ta peab tegema, kui see elektriarve on täpselt sama suur, kui on tema kuupalk. Ja kui Keskerakond teeb valitsusele ettepaneku, tehke kohe midagi, siis see on kas populism või te ei saa asjadest aru või nii edasi. Nii et ärme kuula seda, võitleme edasi kõik üheskoos julgelt selle vastu, mis praegu toimub, kui see olukord on nii halb, nagu ta on ja nagu ka Aivar Riisalu ütles, täna selle tunneli lõpus valgust ei ole, aga me peame kõik tegema selleks, et järgmisest kevadest see valgus hakkab paistma, kui mitte varem. Aitäh! No ühe sõnaga Anneli Ott ka kutsub üles juba võimuvahetusele ja tõepoolest on praegu niivõrd palju seda rahulolematust, kui sa vaatad sotsiaalmeediat ja isegi ajalehtedes ikka kõlavad hääled, et ei osata Eestit seda
meie tuulepealsed maad õigesti valitseda, õigesti juhtida, kõik on nagu käest ära ja kui varem oli suur, ütleme siis kriitika siseelule ja sotsiaalpoliitikale, no see kõik kestab, siis viimasel ajal seoses välispoliitilise olukorraga kogu maailmas, mis on muutunud ja muutub siin iga tunniga, mitte enam päevadega, vaid tundidega, ega me ei tea, kui me saade läbi saab, missugune olukord on selleks ajaks juba Iraanis võib-olla on kiskunud täielikuks Lähis-Ida suureks sõjaks, me ei tea. Ja nii, et nüüd see välispoliitika puudutab ka inimesi rohkem, selle koha pealt võetakse sõna ja jällegi ka meie välispoliitikaga ei olda rahul. Ja välisminister meil Tsahkna esines aruandega Riigikogus siin eelmisel nädalal ja seda kuulates, ma kuulasin ka teda, jäi selline mulje, et minister elab ühes maailmas ja meie siin Eesti rahvas, lihtsad inimesed või nagu nüüd on moesõna massiinimene elab hoopis teises maailmas. Sellepärast, et meil see informatsioon, mida rahvale öeldakse ja räägitakse välispoliitikast, on niivõrd kuidagi öelda auklik ja niivõrd tendentslik, et me pooli asju me ei kuule. Räägitakse ainult selliseid režiime soosivaid uudiseid, aga uudiste tuum jääb tihtipeale rahvale toomata, et inimesed ei saagi õieti aru, kus kohal me elame ja millised need maailma jõujooned praegu on, sest et objektiivset pilti ei anta inimestele. Ja nii me ei saagi täpselt teada siin, eks ju, kas me siis tahame tuumarelva Eestisse või ei taha, kes on selle poolt, kes ei ole ja nii edasi ja nii edasi. Ja selle välispoliitika siis sellist tõmblemist kirjeldas Riigikogu kõnepuldist Peeter Ernits, keskerakondlane. Ta võttis üsna kriitiliselt sõna ja ütles niimoodi, et meil ei olegi õiget välispoliitikat, millest inimesed aru saaksid. Peale selle veel on ju, kui suur konflikt oli meil president Karise ja välisminister Tsahkna vahel, siin kõik need Kasahstanis käigud ja sõnavõtud Vene poliitika kohta. Nii et väga suur segadus on nüüd Eestis juba ka välispoliitikas, mitte ainult sisepoliitikas. Kuulame nüüd, mida Peeter Ernits ütles seda Riigikogu kõrgest kõnetoolist eelmisel nädalal Eesti välispoliitika kohta. Ühtaegu nii rahvusvaheliste mõttekodade kui ka mõjukaid lääne väljaandeid lugedes ja Eesti valitsuskommunikatsiooni ja meediat lugedes tundub mulle juba ammu, et ma elan sootuks erinevas inforuumis. Sama tunne valdas mind täna, kuulates välisminister Tsahkna ettekannet. Euroopa välispoliitikat juhib praegu kes? Kaja Kallas. Inimene, keda ei lasta ei Valgesse Majja ega Kremlisse, inimene, kelle üle naerdakse Euroopa ja kes on välispoliitiliselt kasutamiskõlbmatu, kuid keda poliitilise stabiilsuse säilitamiseks Euroopas ei kutsuta tagasi. Eesti välispoliitikat juhib Margus Tsahkna, mees, kes on lubanud Ukraina võidu tagamisel minult ja kõigilt teistelt Eesti maalastelt küsimata meie naha mängu panna. Mees, kes kirjutab vabariigi presidendile ette, mida ta riigivisiidil ütlema peab ja kui president ei allu sellele, valatakse ta seepeale massiivse laimukampaaniaga üle. Suursaadik, kes presidenti nõustas, aga kutsutakse tagasi. Taas piinlik tööõnnetus, kuid mees on jätkuvalt ametis. Sellist asja ei tohiks lubada, sellised mänge. Ringhäälingu nõukogus istub mõjukas Stratkomi võitleja Raul Rebane, kes võrdleb kõrgematele riigiametnikele korraldatud kursustel president Trumpi Hitleri lähima kaastöölise Joseph Goebbelsiga. Taas piinlik tööõnnetus, kuid mees jätkab julgelt ametis. Kuid Eesti praeguses poliitilises reaalsuses pole kõik see imeks pandav. Olukord, kus vaid 15% rahvast usaldab tänast valitsust, saavadki sellised inimesed ka Eesti välispoliitikat juhtida. Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpi pidev naeruvääristamine, ultimatiivsed nõudmised, kuidas USA peab käituma ja nii edasi, on lubamatu. USA riiklik julgeolekustrateegia räägib Euroopale pühendatud 83 real sootuks muudest asjadest, millest nii Euroopa kui ka Eesti välispoliitika juhid vaikivad. Pigem tundub, et me elame sootuks teises reaalsuses ja püüame meile mitte sobivat informatsiooni maha vaikida. USA riiklikus julgeolekustrateegia järgi peaks kõige tähtsam olema hoopis Venemaaga strateegilise julgeoleku tagamine. Eesti tänane valitsus on loonud teadlikult kuvandi, et Eesti on rinderiik.
See on aga kuritegelik ja külvanud hirmu ja vähendanud soovi luua selles nii-öelda rinderiigis oma pere ja tuua siia ka oma lapsed siin ilmale. Siin tuulepealsel väikesel maal, kus veel räägitakse eesti keelt. Kõik see jätkub veel terve aasta, tekitades Eestile tõenäoliselt veel palju kahju. Kuid üks on kindel, siis tuleb murrang. Rahvas kukutab tänase liberaalse ja Eestile ohtliku režiimi. Ma olen lootusrikas. Mõtleme siiski oma peaga ja mõtleme eelkõige Eestile. Aitäh! No Ernitsa sõnad on tõsised, ta on ka tõsine mees. Omal ajal ta oli ju siin meil Maalehe peatoimetaja ja siis oli veel poliitilise ajakirja peatoimetaja ja vaatab nagu asjale objektiivselt ja püüab neid õigeid hinnanguid anda. Aga see, et nüüd, et rahvas kukutab praeguse võimu kliki, nagu ta siin loodab, no sellele on raske loota, sellepärast minu meelest on raske loota, sellepärast, et nii kaua kui jätkuvad e-valimised, on minu meelest rahva tahet väga raske teada saada, sellepärast, et valimised ei ole ausad. Ja ma olen siin mitu korda mõelnud, et mis teha, et ainukene võimalus oleks ikkagi nüüd kanda sellest olukorrast ette Trumpile, Ameerika presidendile. Tema tegi oma riigi valimised ju korda. Me oleme siin saates, Meelis sinuga mitmel korral meenutanud, kuidas olid ju need postivalimised tal kirja teel ja kus sai ilma dokumendita valida ja saata kirju sadade kaupa. Noh, nagu meil saame sadade kaupa panna hääli juurde e-valimistel. Nii et meil oleks vaja peatada e-valimised ja siis me võiksime hakata rääkima Eesti rahva tahtest valimistel. Ja kui nüüd nägime ja kuulsime praegu Ernitsa jutust, et ka Eesti välispoliitika teeb meie poliitikutele suurt muret, et ei ole õigel rajal ja ei ole õigete võib-olla järeldustega tegeldud meil välisministeeriumis, siis nüüd tõepoolest paneb mõtlema, sest need avaldusi tuleb seal niivõrd ootamatuid, näiteks, et ka Eestis võiks tuumarelv olla, ütles ju meil välisminister välja. No mis on täiesti kohatu selline ütlemine ja samas ajas välismeedias liiguvad nüüd juba jutud ja nüüd teatas ka sel nädalal Venemaa välisluureteenistus, ta küll fakte ette ei suutnud tuua, aga et Suurbritannia ja Prantsusmaa tahavad anda Ukrainale tuumarelva kätte, et anda kätte mitte päris relva, aga anda komponente nii-öelda, millest Ukraina saaks ise oma tuumarelva kokku panna ja sellega siis Venemaad pommitada. Ja see tekitas nüüd väga suurt resonantsi rahvusvaheliselt ja seda on nüüd palju siin kommenteeritud. Ma tsiteeriksin siit Dmitri Medvedjevit, tema on see julgeolekujuht Venemaal, et ei saa olla kahtluse varjugi, et kui Venemaal tuleb sündmuste selliste arengu korral, tuleb Venemaal kasutada mis tahes relva, sealhulgas mitte strateegilist tuumarelva. Ja seda kasutatakse siis tulevikus, kui näiteks Ukrainale antakse kas või mingisugune tuumarelva sarnane pomm, et siis tuleks seda põrutada Ukraina siis päris segamini, praegu veel ei ole ju löödud täitsa sassi seda riiki. Ja vajaduse korral ka kõik need teised riigid, kes seda tuumapommi jagamist Ukrainale nii-öelda kaasa aitavad või jaatavad, need muutuvad ka Venemaa jaoks tuumakonflikti kaasosalisteks ja muutuvad siis nii-öelda märklaudadeks. Ja kui siis kuuleme siin, et tuumapommi paigutamist oma territooriumile on soovinud ka Poola näiteks ja kõva häälega oli selle poolt ka Tsahkna, no siis on niimoodi, et lihtsalt ei saa aru, millega mehed mõtlevad, kas nendel on pea otsas või on kellegi käsutäitjad ja peavad sellist juttu rääkima. Igal juhul see on äärmiselt ohtlik, on see tuumapommi Eestisse paigutamine ja muide, kui nüüd sotsiaalmeedias tähendab käia seal jalutamas ja vaadata neid arvamusi, mida on seal kohutavalt palju ju igasuguseid, siis üha rohkem tuleb esile üks tendents, kus ka välismaa, ma vaatasin siin Inglismaa kommentaatorid, kes on sõjaasjandusega kursis ja rääkimata siin Venemaa ja siin lähiriikide omad, et
võibki juhtuda niimoodi, et mitte sõda tuleks Eestisse, aga Venemaa on, või Eesti on ennast Venemaa vastu niivõrd üles ennast mänginud või niivõrd negatiivsete avaldustega kogu aeg esineb, et see on tekitanud Moskvas suurt pahameelt ja võibki juhtuda niimoodi, et mine sa tea, mis siin Narva kandis võib juhtuda. Võib-olla tulebki mõni mees üle piiri või lastakse mõni rakett siia heidutuseks siia Eestisse. No ja selge, siin me kohe kuulame praegu isa ja poeg Helmede esinemist raadios, siis nad ütlevad, et noh, et kui tuleb kuhugi Tapale või Nursipalule mingisugune väikene taktikaline relv, no siis võime ette kujutada, et Eesti on puhas üldiselt, on radioaktiivsus kõik täis ja palju siin inimesi ellu jääb, on väga küsitav. Nii et see teema, et Eestisse tuumarelv või lubame siia Eestisse tuumarelva mingisugused siis kas aseained isegi, et see on äärmiselt vastutus tundetu jutt, et seda ei tohiks rääkida ja seda ei tohiks üldse nii-öelda arendada. Ja ma olen siin raadios kuulnud, et ka mitmed kuulajad on öelnud, oi, oleks hea ja põrutaks kohe Peterburi peale. Nad ei arvesta sellega, et praegu on lugu niimoodi tuumapommiga, et keegi ei oota, et sa põrutad, kui tuleb luureandmed tulevad, et Eesti näiteks tahaks Peterburi rünnata, siis on niimoodi, et enne seda juba pool päeva või mõned tunnid lendab see tuumarakett hoopis Tallinna poole või Nursipalu poole, mitte et oodatakse ära, et Eesti seal ründaks. Et võt selline tõsine teema, ma ei taha muidugi siin kuulajate tuju nüüd sellega rikkuda, aga me peaksime olema hästi mõõdukad selliste arvamuste avaldamisel. Ja kuulame selle kohta, ütlesid väga hästi ju Mart ja Martin Helme, isa ja poeg, oma raadiosaates räägime asjast ja minu meelest on nendel väga tõsine ja asjatundlik jutt selle tuumapommi hindamise kohta. Kuulame isa ja poeg Helmed. Leppida, mis te arvate, et venelased sellega lepivad, kui Eesti territooriumile tuleb tuumarelv? Noh, meie territooriumile tuumarelva paigutamine tegelikult muudab meid tuumalöögi sihtmärgiks. Seepärast, et venelaste doktriin on väga lihtne, et nemad ei lase sellel juhtuda, et nende pihta lastakse. Meie sellisel juhul ei ole mitte London või Berliin või Pariis või mingisugused sõjalised sihtmärgid, vaid sellisel juhul Eesti linnad ja Eesti baasid ja Eesti on ikkagi väga väike, et kuutame ette, et Tapale või Paldiskile pannakse tuumalöök, et mis siis sellest ülejäänud Eestist, kui elatav ta on või ei ole. Et see mida Tsahkna räägib, tõstab mul peas jälle juuksed püsti, mul selga mööda jooksevad külmajudinad, et see muudab Eesti tuumalöögi sihtmärgiks. Venelased ei ole otseselt ähvardanud, et me hävitame Eesti, et meil on tuumarelv olemas ja me hävitame Eesti. Nad ütlevad, et me hävitame Eesti sel juhul, kui Eesti territooriumilt lähtub oht, konkreetne tuumarelva kasutamise oht meile. Ja venelased on ka ju oma tuumadoktriinis öelnud, et nad teevad seda preventiivselt. Nad ei hakka ootama, kuni siit see tuumarakett õhku tõuseb, vaid kui nad teavad, et meil siin kuskil Tapa või mis iganes baasis Nursipalul on tuumaraketid, siis sinna pihta, kui olukord eskaleerub nii kriitiliseks, et iga hetk võib oodata sõja puhkemist, nad löövad esimesena. Ja mulle tundub üldse järjekordselt, et tegemist on Tsahkna kujul ärplemisega, lolli jutu, süüdimatult lolli jutu ajamisega, aga sellel lollil jutul on reaalne ohtlik tagajärg Eestile. See on see, mis meil praegu nagu kõige hullem on, et see ei tee Eestit kaitstumaks mitte kuidagi, vastupidi, see muudab Eesti ohustatumaks ja loomulikult, kui me räägime tuumalöökide andmisest, ükskõik kas ettekujutus, et on võimalik anda piiratud taktikaline tuumalöök kellelegi ja see sellega piirdub, minu meelest on absoluutselt pöörane. Ja ega nagu ma ütlesin, meie valitsus on ka praegu Eesti likvideerimise valitsus. Tsahkna, kes esindab 1% toetusega erakonda, võtab just nagu vastu otsuseid rahva nimel ja väidabki, et just nagu rahva toetus pidi kõigel sellel taga olema. No ma küll ei tea.
Jah, ega rahva käest pole ju midagi küsitud, aga siin sõjajutu lõpuks ma tooksin paar numbrit, mis ka meid nagu võib-olla siis natuke kainestaksid. Delfi tõi nad välja, muidu me pole sellest palju rääkinud. Me oleme ikka põhiliselt, Eesti meedia on ju Ukraina sõja ümber ja see Gaza sektor ja Palestiina, Iisraeli sõda on nagu jäänud tahaplaanile. No Iraan on nüüd tõusnud ettepoole, aga toodi siis selle Gaza sõja neid statistikat toodi välja maailmas ja ka Eesti ka siis tsiteerib siin ja ma loeksin ette mõningad numbrid. Näiteks kui me Ukrainas loeme ja kuulame, et oli jällegi droonirünnak või oli siis raketirünnak mõnele linnale või mõnele piirkonnale, siis on niimoodi, et ohvreid oli 1 või 2 või 2 inimest sai haavata või 10 sai haavata. Harva on neid juhtumeid, kui on seal suurem seltskond, tavaliselt sõjaväelased, kes on siis hukka saanud. Aga kui me vaatame nüüd ja Ukraina need sõjaohvrite kokkuvõtted on üsna väikesed. Muide huvitav on see on nüüd sellest teemast korraks kõrvale. Eelmisel nädalal oli järjekordselt seoses Ukraina ja Ameerika Ühendriikide Venemaa läbirääkimistega oli jällegi siis ütleme laipade või siis sõjas langenute surnukehade vahetus. Siis Venemaa andis Ukrainale 1300 nende sõdurit ja 1380 või midagi oli ja Ukraina andis vastu 32. Nii et seal on küsimus, kas Ukraina siis neid laipu sealt üles ei korja, venelast omasi, mis sinna maha jäävad, aga mingisuguseid nii-öelda suhteid see näitab igal juhul. Ja see on korduvalt olnud niimoodi, et Venemaal on kusagil antakse valgetes kottides tuvastatud langenuid kuskil 1000-1500 ja Ukraina poolt tuleb vastu mõnikümmend. Aga Iisraeli kaitsevägi, nagu ütleb Delfi praegu, tsiteerib siis välismaa allikaid, Iisraelis kaitsevägi tappis Gaza sõja ajal, mis praegu on nagu tagasi tõmbunud, kuigi seal mingit suurt rahu pole saabunud. Tapeti inimesi, algul oli number 60 või 70 000, nüüd on siis ametlikud andmed, rahulik elanike sai 75 000 inimest surma. Rahulikke elanikke, ei arvestata siin praegu sõdureid. Ja nendest rahulikest või nendest surma saanutest olid siis 2000 imikut. Nii et neid tapeti lapsi, tapeti ära, et paistab, et selleks, et ei oleks siis järelkasvu. Ja 23 000 nendest 75 000 olidki alla 17-aastased. Ja nii, et Iisraeli seal see statistika niisugune ta on ja öeldakse, et siis see on suur sõjakuritegu Iisraeli poolt toime pandud, aga ja genotsiid, eks ju, aga meie seda suurt siin ei räägi ja isegi see uudis on, ma ei tea, kas ta raadios kõlas kusagil või kõlanud, igal juhul ma ta Delfis kuskilt leidsin. Ja isegi see nimekiri pole täpne, kuigi ta on teadlaste poolt koostatud, nii et need laipu rohkemgi seal olla. Nii et hull ja niivõrd hirmus on see sõda, kui hakkad vaatama ja meie valikuliselt siis peame ühte sõda hullemaks kui teist. Niimoodi me oleme siis läinud ja meie arvamus on muutunud. Aga arvamus on ikkagi väga tähtis asi, ma siin nagu ütleme siis peajoonena sellest saatest olen püüdnud seda arvamust siin läbi viia ja arvamus on, ma ütleksin korraks, tsiteeriksin meie presidenti nüüd. Ja tema presidendi kõnes oli siis arvamuste kohta niimoodi öeldud, et me oleme läinud hirmus labaseks ja nii-öelda kitsarinnaliseks ja väga ülbeks ja isegi niimoodi väga koledate sõnadega siin arvame. Ja tsitaat on selline. Eestlased, kõvad kärajad oleme me alati olnud. Eks meie seas ole varemgi leidunud tüli käivitajaid ja ässitajaid, parastajaid ja solvajaid, kuid tänane arvamuskius, ta nimetab arvamuskiusiks seda, kuid tänane arvamuskius, laiemalt arutelukultuuritus ehmatab oma labasuse ja labasuse ulatusega. Nii et me oleme väga madalale langenud selle arvamuskultuuriga. Ja siin, nüüd on see skandaal küll juba lõppenud, aga siiski sel nädalal
oli siin või oli see eelmise nädala lõpul, igal pärast meie eelmist saadet, oli siis üks väga huvitav materjal portaalis või podcastis Epicenter, ma ei tea, kas sina Meelis kuulad, vaatad seda Epicenter, seda juhivad kahekesi abielupaar Daisy Helemäe Sarv ja Hannes Sarv kahekesi. Nad on endised Rahvusringhäälingu ajakirjanikud ja ühesõnaga ajakirjanikud eluaeg olnud. Ja nemad kohtusid Rein Veidemanniga. Rein Veidemann oli nõus tulema sinna, siis endine Ringhäälingu nõukogu esimees ja tema on siis Rein Veidemann tuletab meelde, tema oli siis see mees või on see mees, kes isadepäeval saates, Eesti Televisiooni saates, isadepäeva puhul toodi kahe isaga perekond sinna ja Veidemann ütles, et see nagu Eesti väärtusruumi hästi ei sobi ja seda kõike pandi väga pahaks. Meenutame korraks, kuulame Veidemanni, ta väga emotsionaalselt seal saates rääkis või podcastis. Kuulame, kuidas ta meenutab seda, see on see Veidemann skandaal esimene, siis paneme selle korraks käima. Kas seda, mis te ütlesite, ei tohi öelda või? On ju nii, mul on see küsimus tekib tuleb välja, et ma ei tohtinud öelda, et tähendab laiendatult see lause oleks siis niisugune. See, mis ma ainult ütlesin, kujutage ette üks lause, ühe lausega käivits ma tegelikult kogu Eesti nii-öelda avalikus elus suure revolutsiooni, mis on tagasiulatuva mõjuga selle tõttu, et 1,5 aastat tagasi võeti vastu survega valitsuse usaldushääletusega võeti vastu pereseadus, mis laiendas teatavasti siis samasooliste inimeste õigust registreerida oma kooselu. Aga kuigi ühiskond oli kohutavalt selle vastu, see on nagu selle öeldes siis siin on ju uuringud selle kohta. Uuringud olid, demonstratsioonid olid, pärast seda, kui see vastu võeti, pool Toompea platsi oli tohutu lilleaed oli pandud, kui te mäletate. Yeah. Nii, aga selle ma olin kõik ära unustanud, et see võeti tohutu survega vastu ja see äkitselt nüüd purskus esile just nimelt selle minu ühe lause peale, kus ma ütlesin, et isadepäeval kahe isa toomine isadepäeval, ma rõhutasin konteksti, ma olen ikka päris haritud inimene ausalt öeldes, kahes ülikoolis professor olnud ja rõhutasin konteksti, kuna ma tean, et kontekst määrab teksti staatuse. See on elementaarne. Kontekst määrab teksti staatuse. Ja siis ja ütlesin automaatselt, mis mul on juba lihas mälus, ütlesin, et selle päevaga seoses ma arvan, et see ei ole sobilik meie väärtusruumi. Nii ütlesingi, kõik, üks ainus lause. Ja arvasin, et nii ongi kõik ja siis jõudsin koju ja kus siis läks lahti, jah? Ma jõudsin vaevalt koju 12 minutit enne 7 kõne. Ja väga ärritunud häälega. No aga ta ongi ilmselt iseloomult niisugune väga süttiv ja helistab mulle Marko Reikop, kes hakkab kohe Ringvaade saadet tegema. Ta ei ole üldiselt mulle helistanud, ma ei tunne teda. Me tervitame küll, aga telekohvikus, ja siis väga ärritunud häälega ütleb, mulle ei meeldi see, mis sa ütlesid, tema sinatas mind. Aga no ja siis ma tahtsin midagi vastata, mul ei ole aega sinuga rohkem rääkida, ma lähen Ringvaade saadet tegema, aga sa pead teadma, et see meile ei meeldi, sa oled meie tuju ära rikkunud ja üldse. No ja siis lõpuks tuli kultuuriminister mustvalgel saatis avaliku kirja Ringhäälingu nõukogule, survestades otseselt vahetult avalik-õiguslikku Ringhäälingut tegema, kaalutlema seda, kas esimees sobib sellesse rolli või mitte. Me ei hakka arutama teha muidugi seda juhtumit, mis seal isadepäeval oli, see on kõik juba räägitud ära siin, aga paneb imestama, kui nüüd Veidemanni kuulata, ta on ikkagi aus inimene ja räägib ja see esinemine selles Epicentri podcastis oli väga emotsionaalne ja väga selline siiras, ta rääkis ennast võib-olla tühjaks selle teema koha pealt ja paneb imestama nüüd, kui seda tagantjärele kuulata, esiteks
selline asi, mis ma panin tähele ja ma arvan, siin kuulajad ka panid teda tähele. Veidemann ütles, et meie väärtusruumi ei sobi kahe isaga seltskond, tähendab, et ta on isadepäeval eetris, eks ju, las muidu elavad koos, aga võib-olla sel päeval oleks pidanud olema hoopis mõni lihtsam perekond, kellel on raske elada ja kellel ei saa otsaga kokku ja kellel on palju lapsi ja isa on ennast ohverdanud ja vaeva näinud ja ema, isa mõlemad nii laste nimel, et oleks sellist tüüpilist Eesti pere näidatud. Aga näidati seda. Ja siis see sõna väärtusruum tuleb välja, nagu Veidemann ka siin nimetas edaspidi selles podcastis, seda võiks iga meie kuulajaga vaadata, see ripub üleval praegu, Epitsenter on selle nimi. Ja seal ta ütles ka, ja me olemegi jõudnud nii kaugele, et meil Eestis enam ühtset väärtusruumi polegi olemas. Meil ei ole ühtset väärtusruumi, kes ütleb, et jah, Eesti perekond on ema, isa ja 2 last või 3 last ja nii edasi. Et kuidas moodi muutuvad need väärtuste hinnangud ja samal ajal ka usalduskriis, kui me vaatame, Veidemann sai selle ühe lause, ütles ära, ta ütles puhtas südamest, et sel päeval poleks nagu olnud ilus seda perekonda näidata, et näidake järgmine päev. Aga läks lahti selline torm, mitte millestki tegelikult. Ja nagu me näeme, siis see enamik, ma arvan, et Eesti rahvast ikkagi enamik peab pühaks isa ja emaga perekonda ja see seltskond ei saanudki nii palju sõna, kui palju need vastased või ütleme siis see kuidas nüüd öelda, samasooliste kaitsjate seltskond ja mis eriti imestama paneb, et veel kultuuriminister saadab kirja ja hakkab ette ütlema, mida siis peaks eetris rääkima ja mida ei peaks rääkima. Ja siis see Veidemann tegelikult tühistati, võeti koha pealt maha, leiti üks kokkuleppel üks asemile talle, ma ei hakka siin nimesi kõike nimetama, polegi mõtet seda rohkem arutada, aga ühesõnaga mina tahan sellele rõhuda, et me ei suudagi enam oma väärtustest rahulikult rääkida, me peame kohe inimese koha pealt lahti laskma, kui ta ütles tegelikult enamik eestlaste jaoks täiesti normaalse lause ja mis meist saanud on, et meil on, esiteks on ühiskond ise on niivõrd palju arvamusi tekkinud ja ebaõigeid tihtipeale, selles mõttes ebaõigeid, et nad on nagu loomuvastased. Aga no mis sa teed? Ja Veidemann ütles otse ka välja, et Eesti ühiskond on praegu täiesti lõhki läinud ja mitte ainult 2 või 3, vaid ta ütles niimoodi, lausa ribadeks on lastud. Ja peame meeles, et ikkagi Rein Veidemann on kirjandusteadlane ja Rahvusringhäälingu endine nõukogu esimees ja teadlane ja professor ja mitmes ülikoolis andnud siis loenguid pidanud ja no ikkagi väga intelligentne ja Eesti kultuuri ja Eesti rahvast tundev inimene, aga ta lihtsalt uute voolude poolt tühistatakse ära ja nüüd on tekkinudki selline olukord, et sa ei julgegi välja oma arvamust öelda, sind võidakse kohe lüüa risti. Näiteks, ma ei julgegi näiteid tuua, kui sa midagi ütled näiteks praegu, et kapitalism on üldiselt ikkagi roiskuv ja tuleks ümber muuta, no siis selline inimene muutub, ma ei tea, riigivastaseks või kuidas teda nimetada. Samal ajal ma mäletan nooruses, nõukogude ajal me kirusime NSV Liitu nii kuidas jõudsime ja mõni võeti kinni, kutsuti välja sinna sellesse julgeolekusse, aga midagi eriti ei juhtunud, kiruda sa võisid, aga nüüd sa enam kiruda ei taha või õigemini ei julge, sellepärast, et sa võid kaotada oma positsiooni, sa võid kaotada oma lepingu mingi projektile näiteks või sa oled kirjanik, sind ei avaldata selliste mõtetega. No mina näiteks ei suuda murda läbi müüri juba 25-30 aasta jooksul, et saaks omandireformi vigadest rääkida vabalt Eesti ajakirjanduses. Seda ei ole. Ma ei saa rääkida ka sellest Savisaare ajast, mida see mees oleks tahtnud Eestis, millist Eestit ehitada. Meil on need teemad, mida me ei käsitle ja ei räägi ja vaikival kokkuleppel ei räägi. Nii et ühesõnaga see arvamuse Eesti on nagu kõvasti viga saanud.
Inimesed ei julge välja öelda, nad on ära hirmutatud, ütles Veidemann. Ja kuulaksimegi nüüd siis Veidemanni veel korra selles samas podcastis, Epitsenter oli, ja seal ta siis ütleb välja, mida ta selle Eesti, mitte ainult selle Ringhäälingu nõukogu otsuse kohta, vaid üldse Eesti olukorra kohta ütleb Eesti ühiskond, mis on täiesti lõhki, ütles ta. Kuulame Veidemanni veel korra, tark mees. Meil on liiga palju keskpärasust. Meil ei ole enam autoriteete. Kui te oskaksite mulle nimetada niisuguseid ühiskonnas oleva, muidugi seda ei ole ka enam vist võimalik oodata, et need on olemas. Sellepärast ühiskond on just nimelt selle üleüldise meediastumise taustal väga pihustunud. Ja seetõttu autoriteetseid hääli, autoriteetseid inimesi, keda kuulatakse, toome näiteks Lennart Meri. Väga raske iseloomuga, ma tundsin teda isiklikult väga lähedalt, aga ta oli autoriteet. Või näiteks siis professor Rein Taagepera või siis vanast ajast veel Gustav Ernesaks või mõni teine. Kus nad on? Kus on need inimesed, keda siis mitte küsimuse selles, nemad ei tule ka välja. Mina ka ei oleks välja tulnud, kui te poleks mulle helistanud, et kuulge, tulge meie podcasti saatesse. Inimesed kardavad juba, ei julge enam midagi välja öelda, nad on ära hirmutatud. Kujuta ette, kui sa ütled midagi, kui mina praegu olen öelnud ja nüüd see levib ja kuskil keegi läheb ka teise podcasti, ütleb, et Veidemann valetab, see ei ole üldse niimoodi olnud ja tulebki sõna vastu ja siis tuleb see sulle ümber suur vaht ja mitte keegi enam mitte midagi ei julge öelda, et aru ka ei saa. Kus siis see ühine pind on, mis tooks selguse, ma ei ütleks, et tõde. Küsisin Ringhäälingu nõukogu juures oleva ja palka saava eetikanõuniku Tarmo Tammerki käest ühe punkti kohta, et kas see kahe isa toomine ostetud lastega saatesse vastas Rahvusringhäälingu hea tavale, millele kõik töötajad kirjutavad alla, et nad järgivad seda. Eetikanõunik ütleb, vastas. Nüüd on see hea tava, aga minu arust ei vastanud, nii et ma jään eriseisukohale. Lugupeetud kuulajad, soovin kõigile igal juhul jõudu ja julgust, jääge oma seisukohtade juurde. Need võivad areneda, aegamööda võib-olla natukese muutuda, aga põhiarvamustes jääge samaks, siis te jääte truuks ka oma enda hingele ja oma enda vaimule. Ja niisugune on siis lood vabas Eestis, nagu me täna kuulsime, selle arvamuse ja vabadusega, midagi arvata siia juurde enam ei olegi. Ausaks jääda on Eestis praegu äärmiselt raske, kuid mitte ainult Eestis, vaid ka kogu maailmas, kui me tuleme praegu Iraani juurde või Venezuela juurde tagasi. Aga meie vaatame siiski siin Meelisega koos tulevikku ikkagi optimistlikult ja loodame, et asjad kõik lähevad paremaks, aga samal ajal ei tohi me unustada ka minevikku. Ja nüüd ma toon tsitaadi minevikust. Jutumärgid. Muide, ma arvan, et Kartaago tuleb hävitada. Ma kordan, muide, ma arvan, et Kartaago tuleb hävitada. Vaat nende sõnadega lõpetas Rooma kuulus riigimees Cato vanem iga oma kõne senati ees, nende parlamendi ees, sest ta nägi Kartaagos suurt majanduslikku ja poliitilist rivaali ja ta ütles, et vesi uuristab kivisse augu tilkhaaval ja aastal 85 enne Kristust tehtigi Kartaago linn maatasa. Et ühe sõnaga Cato sõnad läksid täide, Kartaago tuleb hävitada ja nii tahan ka mina hakata siin saate lõpus, nii palju kui need saated meil on saatuse poolt lubatud, tahaks korrata, nagu ütles Cato vanem Kartaago riigi kohta, mina tahan öelda, kordaksime ja kordaksime, e-valimised tuleb Eestis peatada.
E-valimised tuleb Eestis peatada vähemalt 1 korraks ja siis me näeksime ja kuuleksime, mida rahvas arvab. Enne seda ei muutu meil mitte kui midagi. Nii et jääme ootama, et ka Maarjamaal uuristab vesi tilkhaaval augu ja ausad valimised tulevad tagasi ja ausus ja siirus Eestis saab uuesti austatud. Ja et valija saaks jälle vabaks. Ja selle vabaduse nii-öelda soovi taustaks kuulame ansambel Väliharf on see selline ansambel ja nemad laulavad meile vabadusest ilusa laulu Lenda, lenda, vaba lind. E-valimised tuleb lõpetada. Kõike head kuulajad. Lenda vaba lind, võta kaasa mind, merest üle viia vabasta sind. Öösel ma suve tulemas ja liblikaid minu ümber lendamas. Ma loodan, et pettumus on möödunud ja kätte jõudnud vabaduse aeg. Näen sinu silmaveed väikest unistuste maal. Ja möödudes märkan sama kaasa. Lenda vaba lind, võta kaasa mind, merest üle viia vabasta sind. Lenda vaba lind, võta kaasa mind, merest üle viia vabasta sind. Lenda vaba lind, võta kaasa mind, merest üle viia vabasta sind. Lenda vaba lind, võta kaasa mind, merest üle viia vabasta sind. Lenda vaba lind, võta kaasa mind, merest üle viia vabasta sind. Lenda vaba lind, võta kaasa mind, merest üle viia vabasta sind. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Kagu Raadio.